No me tegelikult alustasime hästi optimistlikult, et püüda leida selliseid positiivseid märksõnu, mis justkui Euroopat ja siis just Euroopat, mitte Euroopa Liitu ühendavad ja siis jõudsime tõesti uskureeglitesse, rahu, ihalus, kõik muud. Aga kogu aeg nagu kuklas kõik tajusid, et tegelikult see, millest me räägime, on selline liikumine keskpärasuse suunas. Ehk siis, et selleks, et kõiki neid asju, mida neid ideaale saavutada, tuleb kogu aeg teha kompromisse. Et kompromissi kunst oli ka üks märksõna meil. Ja tegelikult see kompromiss paratamatult toob kaasa sellise keskpärasuse või ka siis sellise poliitkorrektsuse. Ja sealt tegelikult tuli ka nende plakatite idee siis, et alustada tõesti jõhkast plakatist ja siis kogu aeg toimetada teda vaiksemaks. Toimetada nii korrektseks, et lõpuks ei jää isegi mõtet enam alles. Et selle mõttes nagu pigem nagu kriitiline lähenemine, aga mitte tingimata hinnang, et nii ei tohiks. Ma arvan, et see ongi see, et ta näitab nagu neid erinevaid ohte lihtsalt, kokkuvõttes õiget lahendust ei ole, samamoodi nagu ajalugu ei liigu positiivse lahenduse poole, eks ole, et on üks õige tee, kuhu me lõpuks jõuame välja ja siis ongi, nüüd me oleme kohal, nüüd me oleme ideaalse Euroopas, üks asja ei ole. Et on samamoodi nagu selle kompromissikunstiga, eks ole, et on üks variant, seal on omad miinused, omad plussid, aga me ei jõua ideaalse lahenduse. Mis nagu jäi kõrvale praegu on see, et ühelt poolt jah, see kompromissikunst, et sa leiad sellise kõigile vastuvõetava erinevuse tolereerimise tasandi. Ja siis kollektiivselt Euroopa Liit kui selline kogu tõstab seda, eks ole. Aga et seal see nii-öelda aga on või see, kuidas ta toimiks, on sel juhul, kui ikkagi on olemas võimalus selle hälbida. Et olla veel tolerantsem, kui see nii-öelda keskmine lubab. Ja tundub vähemalt, meil vist tundus, et Euroopas on see võimalik enam-vähem. Kuigi jah, pigem tundub, et nagu on ikka see, et püütakse kogu aeg seda tolereerimise taset kelle nagu grammi võrra ülespoole tuua. Kas see sama kooseluseadus, et kõigepealt nagu kooseluseadus, siis võrdsutakse sooneutraalne abielu. Lõpuks tolereeritakse kõik nii ära, et ei ole mitte midagi. Jah, just, et erinevus ühtlustab. Ja pedessab inimene. Jah, et erinevus ühtlustab, eks ole, on ka ju Euroopa Liidu mingi moto, et siis see oli see, kuhu me jõudsime kuidagi. Me oleme jõudnud Saksamaale saksa täpsusega mõnult. Saksamaa kui Euroopa Liidu üks juhtivamaid jõudusid on jätnud meile sõnumi. See on aja jooksul muutunud, korduvalt. Ja me pakume teile võimaluse seda sõnumit läbi aja näha, kuidas see muutub. Jälgige muutub. Selles mõttes ju nagu toimib ja see formaat oli ju tegelikult lihtsalt veidi modifitseeritud avatud ruumi loogika, et ja see, et vastustasemel küsimus küsida on ka mõistlik. See on nii-öelda see, tegelikult ju nii-öelda kaasamiskriitikas on ju see, et selline metoodika nii-öelda nagu artist-led feedback, et siis ongi selline, et nagu see kriitika, et kui ma nagu tulen sinu lavastusprotsessi, eks ole, esikad, siis ma esitan sulle küsimusi. Et kas see oli niimoodi, kas see niimoodi, eks ole, ja selle kaudu saad tagasi. Aga mõte on selles, et kas sa lõpuks jõuad selle küsimustega kuhugi. Just, aga see ongi see, et sa nagu jõuad ringiga tagasi ikkagi. Just, aga ka see, et selle metoodika nagu see pluss on see, et sa ei hakka nagu oma seisukohti peale suruma, vaid sa kontrollid küsimuse kaudu, kas sa said õigesti aru, mis oli mõeldud. Ja seetõttu, kui teine vastab, siis ta saab sealt nagu selle info kätte, eks ole. Et selle mõttes on need nagu kõik täiesti töötavad metoodikad. Nii et jaa, toimib. Jah, las olla. Las olla. Võib küll. Ei ongi, et tegelikult üks asju võiks, ma arvan, et seda formaati võiks täiesti nagu julgelt müüa.
ka teistele liikmesriikidele. Seda töötas, lihtsalt iseküsimus on, et kas siit ei peaks ikkagi nagu natukene konservatiivsemal viisil edasi minema. Et küsimused on püstitatud, et kas nüüd ei peaks ikkagi... Midagi nendega peale hakkama. Jah, just. Mida nende küsimustega edasi teha? Et nagu äkki ikkagi peaks nagu hakkama vastuseid otsima. Me oleme jõudnud nüüd sellesse staadiumisse, et meil tuleb endal võtta sõna Euroopa saatuse kohta. Ja seda juhendab teile Jaanika. Nii, mäng käib niimoodi. Seal nurgas te näete ühte kohe küsimust. Noormees tõstab küsimuse ülesse ja see on see küsimus, millele igaüks võiks leida vastuse. Aga vastuse variante me oleme pakkunud nagu 4 vastuse varianti. Te võite ennast paigutada, mitte ainult nende ribade peale, vaid nagu koordinaattellistikus ka kuskile vahele. Ja nüüd tuleb palun esimene küsimus. Just nagu see õnnestub ainult juhul, kui te võtate seda, mis juhtus nagu tõena, mis on vaieldamatu. Ehk siis, et ükskõik, mis me teame, kes me seal oskasime või ei osanud koordinaatteljesse ennast paigutada, eks ole, et seda lõpp-pildistust tuleb võtta nüüd nagu lähteülesandena. Et nii niisugune arvamuste palett sul oli ja neid tuleb hakata analüüsima, nagu see oleks tõde. Ja mitte nagu hakata tegema mingeid mööndusi, no jah, et see oli mänguline formaat ja võib-olla kõik ei teinud otsuseid, ei, unustame ära selle, võtamegi need ette, sest et nagu olgem ausad, juhus on see, mis lõpuks tekitab kaosest korra. Väga võetud.